No tere, väike terevaataja! Ahoi! Hello! Meie oleme siia jõudnud siia Mäetaguse discgolfiparki ja teeme täna siis veel ühe nii-öelda mängu ja proovime siis, me ette ei tea, mis kettaid meile siia ette antud on selle raja peal. Ehk siis mida me mängima hakkame, lähme vaatame, siin on ümber tehtud ja siis saamegi teada, mis kettaid me enim peaksime siin, TGA kettaid enim peaksime siin pargis kasutama. Kas me ütlesime välja, et me oleme üldse Mäetagusel? Jaa, Mäetaguse discgolfipargis. Meil on kadunud meie... Noodmängijad, et kus meie maskis mängija. Lähme vaatame, ta pidi viimase korvi juurde minema. Sooja teeb vist. Sooja tegema, et... Nii. Sooja teeb seal. Jaa. Sooja teeb. Lähme mängima kohe, kuule. Tule, lähme mängima. Oi! Karusõmmi! Karusõmmi! Oi, ma... Let's go home. Oi. Alright. Mõmm, kuule, siin me oleme. Ja Mäetagusel. Viimane päev, Mäetaguse. Ja mõmm on kohal meil. Mõmm sai meil playeri ära, nii et nüüd on... Pidime kaasa võtma. Pidime mõmmi kaasa võtma. Jaa, pole tal midagi õpetama seal mõmmile, see TGA ketastega viskamise selgeks. Jah, esimene rada kohe tutakas hurricane'iga teele. Meil oli päris tugev tuul oli täna. Ja meil oli täna oligi pärast pidimegi kokku lugema, et mitu ketast ja mitu viset me mingi kettaga siis tegime. Ja challenge oligi selles, et teada saada, kuidas see nagu sobib või palju me siis mängime. Et ega me ise ka ei teadnud, millega me kuskil võtame või meil mingi mänguplaani paigas ei olnud. Täpselt. Ja mõmm nagu lendas kohe, mul ei olnud nagu sõnaõigust ka, et mõmm lendas mulle koti kallale ja lihtsalt nagu ikka karu läheb taru kallale. Rebis tüki ära sealt. Rebis tüki ära sealt lihtsalt. Ja siin on, pani minu käest täitsa torrenti rebis ära ja karu, ütleme niimoodi, et karul tutakat on. No nii, siit väike lähenemine. Esimene rada muidu oli, mis ta on, 120 mingi 9 meetrit pikk, mängib kõrget üles. Oota, see rada ei ole nii lühike, et siin ikka on vaja tuhvi ka. Siin peab viskama, tõepoolest. Siin peaks ikka nagu normaalne putimees ka olema, et esimesel rajal ikka võiks ära võtta selle puti nagu ükskõik kui kaugel ta on. Enesekindlalt. Jaa, enesekindlalt, et... Nii. Mõmmi siis putt, esimene putt. Nii, midagi. Esimene discgolfi putt mõmmil siis, et saime kätte ta kuskilt laane. No ütleme, sõi ära meie selle maskis mängija, aga... Ja tundub... Ei ole väga leebe. Mõmmi ei saanud aru, et miks see ketas sinna korvi jäänud praegu. Mõmmi vaatab, et kas sinna süüa on pandud või ei ole sinna sisse see loomasöögi koht. Kõmm tagavaraks sinna kette. No nii, esimene rada on läbi ja läheme siis teisele edasi. Läheme teisele edasi, jah? Ja mida hekki viset, eks ole? Mõmmil oli see forehead tutakas. Ma ütlen ausalt, ma olin impressed. Ma olin väga üllatunud, kuidas see mõmmik meil seda asja mängis. Super head visked. Täna oli ka ilmaga meil nagu täiesti vedas, et meil ei olnudki üldse sellist kahtlust ka, et mingit jama sealt taevast hakkaks välja sadama, et täiesti, ütleme, siuksed Simpsoni pilved olid üleval kogu aeg. Ja taevas oli kindlasti jälle sinine, pilved liikusid, aga mida liikus ka, oli tuul. Tuult oli Kõvva tuul oli ja siit sa läks... Näed, ja tuleb nüüd lõpuks ometi kukkus alla. Vahi. Siuke tunne nagu jäigi lendama. No siit on näha kapuutsid asjad värgi, et... Ei ole, see kapuuts on sul lihtsalt õhku täis. Ja. Uisa! Ja panin kuskile sinna ära ja kuskile... Aga ütle, miks sa sealt ümber ringi lähed? Sellepärast, et seal üleval pole mitte ühtegi takistust. Okei. Täiesti tühi maa. Mis see ketas oli, mida... See oli nüüd siuke kõige ülestabiilsem. Kuna seal oli meil siuke kergelt paremat vasakule tuul, siis lihtsalt kuskil üles välja las kukub maha. Alla. Et võtsin selle riski sealt vahelt läbi visata. Kui sa seal eksid, kas paremale või vasakule poole on hambad? Jaa, absoluutselt. Ja tean, et mõmmik viskas bansaid siin. Bansai? Jaa, opsti. Ja siin oli täitsa topsi joon. Jaa, eks ta siuke väike proov oli, aga pidin ju sealt O-pesnikust ju välja saama kuidagi pidi ja sellise väikse üritamisega. Fore 2, jah. Oho. Kas see on Sexton? See meenutab Sextoni putti tõepoolest. Mulle tundub, et see mõmmik on siin Alutagusel vist varem Sextonit näinud. Või siis on teinud. Või siis on söönud. Jah.
tükis ekstamist saanud. Jah. Et siin, niuke lõdvarandmega läheb sisse ära ja 3. on raskemaks tehtud. Ehk siis et see on üle 300 meetri on tänasel hetkel see rada juba nüüd. Ja oli väga ilus oli. Ja see, ütleme, tiiala on viidud nüüd suurusjärku siuksed X meetrid nagu tahapoole. Ja see mängib nüüd, ma arvan, et see on, ongi 300. Mina ei läinud üldsegi sinna selle põõsani välja viskama, et ma läksin kindla haiseriga ette platsile sinna, et ja sealt edasi. Ja nüüd siis ütleme mööda joont üritasin minna piisava selle... Tundub, et nagu on päris hea. Ja, tundus päris hea. Tundus, et jäi seifi. Siin otsustati seda kettaärki kuivatada siis mu afro peal. Ja siis ma ütlesin, et selle pealt peaks tulema see särts nüüd. Et afros särtsu liigub. Et nüüd ta läheb korvi alla viskama seda. Nüüd ta läks proovima. Aga oli näha, et siit libises natuke see näpu otsast ära. Et ei kuivatanud ikkagi piisavalt ketast vist ära. Siuke väike kaste oli, hommikune kaste oli, tegelikult maas oli. Jah. Absoluutselt. Ja siit jälle siukse suure haiseriga sealt kuskilt üle puude ja üle võssi. Ja üle puude. Mina olen pipeline'iga nagu ikka koridor. See on nagu metsakoridor oli see, eks ju? Vahi, sul oli ikka tegelikult siuke, kui siin eksid, oled kohe OBS. Ei, no seal ei eksi. Ei, ma lihtsalt toon näite. Mina ei eksi kunagi. Sina ei eksi, aga ma nägin, et keegi teine. Et kui sealt võib eksida, siis oled kohe OBS. Siis on hambad, jah. Nii, karu sünnitas ketta. Ja mõmmik, no ikka kuidagi tundub, et kas ketas ei kangeks või libises kuidagi käest ära kogu aeg. Et nii, ja siin ma tegin siukse vea, et see tuul, ma oleks võinud oluliselt rohkem visata seda ketast. See sama tuul või? See sama tuul. Et rohkem vasakule poole ja lasta nii-öelda ketta klaidida. Aga sa ei ole ainukene, kes siin oskab neid vigurvänte teha ja 2 ketast ühes samas kohas. Aga sealt alt on lebo. Kuule, see putt, palju sealt oli, ma arvan ikka julge 12-13 üles mäkke. No siin kohalikud mäetagusel hundid võivad siis seda kommenteerida, et palju sealt selle tagant nagu on. Ja, ma isegi vaadanud ausalt öeldes. Ma võtsin ketta kätte, viskasin sisse. Vaadake, see rada, kes on siin koha peal käinud, siis ma võin öelda, et see rada on tehtud ikka päris ilusaks. Et siin on nii-öelda mingid augud on ära täidetud, mingid võssi on vähendatud, harvendatud, see rada nägi päris maaliline välja. Ja, ta oli korralik, et ta selles suhtes tehakse juba nagu golfiraja moodi rajaks, et siin ja ütleme need kaldteed üles, mis seal taga kõik tehtud on ja kõik see kogu muusika, eks ju. See näeb päris hea välja. Sükasõbralik on see rada väga nüüd, et ennem sa pidid seda ikka tirima sealt üles, et sa üldsegi kuskilt karjäärist nagu üles saaksid, ja nüüd mõmmi pani ka pansaiga. Ja mõmmi ilusti näed seal. Ja, sai ka minna. Suhteliselt, ta sai paar oksa tegelikult, väikest õrna oksa sealt. Ja siin läks breikeri lähenemine. Absoluutselt. Tommi võttis siit kätte. Mina olen kumbluti seda jällegi tegema, ütleme seda õpetusvideot, kuidas visata alaraudu. Ja samas, et jääb paika. Vaata, mina nüüd teen selle tema, et täpselt, olge lahked, eks ju. Tahate mägede peal mängida. Ja 2 varianti. Kas võtta kumblut või viska sisse. Täpselt. Ja mina otsustasin, et teeme pikema putt. Ja teeme pikema putt. Et harjutame ka, et kui me oleme juba siia kaugele tulnud, siis harjutame putti. Siis harjutame. Täpselt. Ja paneme sisse ära, lähme edasi. Absoluutselt. Mõmmi näitab musklit siin. Ja Tommi näitab hommikusid natuke. Hästi kerge, kõik oli siuke. Kerge, okei. Ja järgmine rada, Smash, siin on põhimõtteliselt. See on huvitav rada, siin saab pane nii palju, kui torust tuleb otse edasi ja las ta ise keerab, eks ju. Aga üle ei tohi visata. Kuhu üle? Nagu kui paremale tõmbad nagu üle ketta, siis võib oht olla see, et läheb paremale ja jääb klaidim sinna OBS. Ja, selles suhtes, kes see nii lomal on, et sinna viskab, et paremale üle hakkab viskama. Siin pane otse ja... Võt see vise oli ka jälle. Tundub, et kõik on nagu täpselt, vaadake, ühe joone peal. Kõik on rivi, mina kõige vanem, eks ju. Ja kõige vähem. Jah, siuke nõder. Mõmmik on keskmine vanus. Ja vaadake nüüd, mõmmi vaatab selja taha. Ja vaatab ikka kaamerasse. Ja uske, kui sa pead topsi. Et siin mõmmi näitas, et tegelikult ei ole vaadata. Ei ole. Sa lihtsalt fikseeri ära ja küpseta, eks ju. Täpselt. Nii on.
ja siin on tegelikult siin rajaga on tehtud siuke väike viperus, et see OB on toodud nüüd siin kordil. Oi. Siin oli tvörk, esimene, see oli praegu karu tvörk jäi siia kaamerasse. Aga mõtlen, mis ma tahtsin öelda on see, et see... Väike tuulepoiss või? Seda ma ei tahtnud öelda. Ma tahtsin öelda, et see OB on lähemale toodud. 6 meetrit on OB-ni. Ja, et varem oli see... Olge ettevaatlikud siin. See tuleb päris kiiresti. Ja, olge ettevaatlikud siin. Vaadake vasakule ja paremale ennem kui OB-sse viskad. Ja vaadake, et karu ei tule kuskilt. Jah, siin kohe söövad. Nii, ja siin me oleme puude vahel. Ja kus kohast? Ja läks viskama siukest eeskäe flex ja lõpetas. Mõtleks, et seal lähedal. Bansai. Nonii. See oli jälle bansai, ma tean. Siit järgmine joon on siis siuke suur haiserpomm, aga kui sa viskad selle kette liiga flätti sinna taevasse, siis ta on flätt. Ja mina näitan siit sellise Quake'i kerge ülemineva ja tagasi tuleva viskevariandi. Toimis? Jaa, ei ta oleks, ütleme niimoodi, et käes rammu küll siis paneks ära ka ja jällegi kumbluti näide, eks ju. Ei, me ei hakkagi siin sisse viskama, et siin on kerged õpetusvideod. Puhas demo lihtsalt sellest, kuidas see ketas jääb paigale. Absoluutselt. Ja kordame nüüd kõik koos. Kumblut. Ei, no vaat, näed. Tuli tagasi kohe. Nonii. Karul viskab. Ei, nonii, pani ära. Läks ilusti. Ja 2 tükki ja tabelputt jällegi, almost. Almost. Ajastus peab lihvima. Jaa, peab lihvima. 7 rada mäest üles, 82 meetrit. Just kui mitte midagi. Viska ainult, eks ju, ainult küpseta. Aga ei olegi nii lihtne, eks. Ja bansai jälle teele. Ütlen ausalt, et tegelikult esimest korda proovisin siin eest kätt visata. Et siin eelmine kord, nagu näha, siin on seal, nägid üks mänd oli seal. Ta eesnimi on Kuusk, aga perekonnanimi on Mänd. Nii. Ja siis see on nagu suur takistus oli eest ka viskele. Et praegu see mänd on seal pooleks läinud. Mis sa jutustad? No okei, las ta olla siis. Et see siin juba hakkad vabandama, et siin ma vaatasin nüüd, et võtame ikka selle ilusti 3 ära. Ja võtame 3 ära. Tämme sõbralik. Ja esimene, trippelputt. Kolmikputt. Kolmikputt. Nagu kolmik ansambel teeb kolmikputti. See on ikka erilise koostöö. Eriline vaim on see. Niimoodi. Shasta Chrisi Hurricane läks teele. Ja tuli Shasta Chrisi Hurricane'i nagu challenge. Et kes viskab teda rohkem keset teed. Karu on siin normaalselt pooses, keerutab ühe sõrme peal siin ketast. Tundub, et tal see kettamäng hakkas meeldima. Ma aru kiiresti sai nagu asja käppa. Ütleb nii, et käpas. Käpas, asi on käpas. Siin läks natukene vist sutsuv vara. Ja jäi sinna puu alla ilusti ja täitsa safe koht. Täitsa safe, jah. Ja tema jaoks ei ole midagi lihtsamat, kui võtta kätte torrent ja küpsetada seda ees käega. Mis sa siin viskad? Ka mina viskasin torrentit siin. Ei, ära pabista. See on ka siuke esikas, et see tuleb. Okei, kindel. Ja. Selles suhtes, see on siuke esiketas ja karul on, ma ütlengi, et seda on mitmest plastikust seda torrentit saada, eks ju, et karul oli selline special ja see on siukene sirgem. Sinna läks Quake'i viskama mõnen. Ja viskas täitsa edukalt. Päris hästi sai hakkama, jah. Ja siis on see Proline plastikust torrent, millel on siis selline Ja, et valikut on ühesõnaga. Ja. See oli asja mõte. Erinevad plastikut meil on. Karu on ka. Ja karu siin tehti isegi sükest nagu rusikapumpi ja on õnnelik, karu on õnnelik. Umpa on, jah. Ei, siin on lihtne. Vahi. Ega sa vist ei tahtnud alla jääda. Siin karumamm nägi ära, et tegid mingi normaalse puti, andis sul isegi plaksu selle peale. Ja. Nii, aga... Siin tuleb ära panna. Mina ei saanud plaksu miski pärast. Vaata nüüd. 900. Siin on jõgi. Tegelikult ei ole siin. No tegelikult ei ole saarekest, 2 saart on siin nagu. Hiiumaa ja Saaremaa. Hiiumaa, Saaremaa, vahepeal on vesi. Täpselt. Harikurk. Ja läksin siit tegelikult mängima sükse kettaga nagu Protos. Ja lõpetasin... Tundus, et ei ole, aga tegelikult ju oli. Tegelikult oli. Täpselt nii. Ja siin ei natukene vist puuduse, me võime ette ruttavalt öelda. Ja mina, Breaker, nagu ikka, sõber Breaker ja ei ole probleemi. Ta on seal. Seal samas. Absoluutselt. No nii.
et saatsime mõmmiku esimest drop zone'i harjutama, et kuidas ta drop zone'ist toime tuleb nii-öelda. Ja nii. Ja kerge puti poiss. Ja on sees kindlalt. Ja absoluutselt. Hästi püüdis korm. Ja kindlalt vastu posti. Ja Krista on õnnelik, et viskas korvini välja. Karul tekkis segadus korra, et ta sai aru, et kui ta liiga püsti on, siis ta viskab liiga kõrget üle. Ja siis ta otsustas, et ta teeb madalamat puti ka. Ja pani ära. Täpselt. Ja Krista ka saab hakkama lõpuks. Lõpuks. Ja rada number 10, see on nüüd uus. Vaadake nüüd ilusti. See rada on natuke lühem tegelikult. Suurte silmadega vaadake seda rada. Ta mängib nüüd. Ta on ilus. Ta on väga ilus. Mulle meeldib see, kuidas siin on tehtud 10 meetri ring. Siin on suured maakivid kohale toodud. Ja jälgige seda torrentit. Jälgige seda torrentit. Jälgige. Vastatuulde, eks ju. Vastatuulde pani torrenti. Ja miks mitte, on ju? No, miks mitte? Et see on küll nagu täiesti tubli üritus. Mõm sai nagu asja kätte päris kiiresti, ma ütleks niimoodi, et see torrent tal toimis. Kas sa oskad öelda, kuidas oli see Eesti vanasõna, et julge hundi rind on? Karvane? Mina ütleks, et järgneva näite puhul on ta haavleid täis. Haavleid täis. Täpselt. Ja kindlasti on julgel hundil on... Ära mine, tead, jebima siin. See on ikka väike proov, süke. Eks ta oli süke, mina ei teagi, mis asi see nüüd päriselt oli, aga võt niimoodi tehke. Võtke breiker ja visaks sisse, eks ju. Täpselt. Karul oli kindlasti vunk oli sees, et oli näha, et see karu on jah, sai puusad lahti selleks ajaks. Siin hakkas nüüd juhtuma, ütleme niimoodi, ühte ja teist. Siin juhtub. Siin tegelikult on, olgem ausad, kes on siin käinud rajal mängimas, siis siin võib juhtuda. Ühte, teist ja kolmandat siin juhtus, et sain täitsa mitu korda putti harjutada. Hea putti soojendus. Sain mitu korda putti harjutada ja elegantse lõdva randme liigutusega ja toimetasin ta sinna korvi sisse. See rada. Uus rada. Ennem 76 meetrit otse peale. Nüüd on korv sinna paremale poole. Veetud kaugele ära, kaugele. Põhimõtteliselt mina nägin seal 2 liini, et kas mingisuguse fore haiseriga saad hea skipi ja saad sinna alla või siis on backi flex. Ja kusjuures backi flex võiks olla ka nagu siukse, ütleme, sutsu kangema kettaga. Et siin läksid ka vist natuke varastama. Ma läksin, ega seda nurka sai havla alguses selle esimese korraga nagu. Et proovisin breikeriga ja mõm nagu soovitas ka, et miks mitte, eks ju, et pane, eks ju, et tema saab sellega putib sisse ja värki. Ja läksin siis proovima, aga ei, see oli ikka lühike. Siit on ikka minna, jah, veits. Ja. Aga siin kerge põks ja lähme edasi, et ei hakka siin. Mul juba meeles eelmisest korvist küll neid üritamise variant sealt. Ma mõtlesin ka, et rahulikumalt. Proovin ka niimoodi kõigepealt sinna, korvile pihta saada, siis sisse tõsta, et lihtne paugi, tark mäng, võtame paugi, lähme edasi. Tark paugi. Mina 92 meetrit ja esimest korda ma läksin seda viskama siit küpsetatakse vist Natalliga on... tutaka. Ütleme nii, et ta viskas selle tegelikult kosmosesse ja tuli tagasi. Tuhki on, et läks liiga kaugele. Läks natuke liiga mina läksin viskama tegelikult keskmaaga. Squall. See on see üks ja ainuke squalli vise, mis ma siin tervel aja peal tegin, sest täna oli nii palju tuult. Täna oli tuul tõesti. Squall on ikka rohkem metsapill, et ta on siuke koridoride pill nagu. Või siis ütleme siuke 80 meetrit rada või mingit siukest momenti nagu 90. Nojah. Ja mina läksin Hurricane'iga. Mulle tundus, et tuul oli ideaalne. Ja tegelikult Hurricane on siin anyway, ükskõik mis ilmaga või mis asjaga siis sa võtta see Hurricane. Täpselt nagu numbrid on täpselt õiged sellele ajaks. Üritasin floatida siia korvi juurde, aga tuulel olid sellega oma plaanid oli näha, jah. Ja siit oli isegi siuke mikro siuke rusikapump ka minu poolt, et päris tugev tuul oli jälle, paned ära, siis oli hea tunne. Nüüd algus olin tagatuult, nüüd olen jällegi vastutuult ja nüüd olen jällegi tagatuult ja nüüd olen jälle vastutuult. Ja siis olen jälle taganttuult ja siis oled vastu. Aga vaata, kui nii palju harjutad, taganttuult ja asja saab selgeks. Täpselt, absoluutselt. Et sa käi, mul olid sammud puudu tegelikult. Mul Eldo Mondo ütles, et alloo, noormees, mis sa seisad siin? Vajuta natuke juurde seda pedaali. Kõndima.
nii ja siin on ka, nagu näete, tiiala on viidud tahapoole. Veel kaugemale viidud. Aga ütleme nii, et harrastajate käele on see ainult vesi veskile, sellepärast, et nüüd mina ei viska vähemalt sinna puuni välja ja ma saan ilusti ära nagu klaidida kõrvale ära. Ja see liim ja jällegi, mida teeb torrent mõmmi käes, eks ju? No, siin näidatakse, kuidas seda rada viskama peab. Täpselt. Et kindlasti jällegi tulevikuks iseendale ka. Ja mina nüüd protoga siin. Protoga või? Protoga, ja. Okei, kes ei tea, siis meil Proto on veel siuke nimetamata ketas TGA poolt, aga testimiseks on välja lastud. Testimiseks on välja lastud ja tegemist on väga ülestabiilse ta on väga mõnus selles suhtes käes ja ta on, võime öelda, et siin Hurricane'i baasil on ta tehtud. Aga mul siin, ütleme, tuli siuke muruniitmise isu peale vahepeal. Seal kohati oli natukene kõrgem ka, et tasus kindlasti nii peale lasta. Aitan siin mäe otsa siis neid rajameistreid natukene abistame. Ja siin Quake'iga korralik tagakäe põks ja... No, mul oli peaaegu sama, hästi ülestabiilne ketas kätte ja... Tuul oli vasakult paremale, seega mina kasutasin tuult enda kasuks ära. Mõmmile mõtlesime, et kolm tibusammu, aga ta mõtles, et 3 karusammu. Jah, mõmmil ei ole tibusammud, temal on ainult karusammud ja astus 3 karusammu. Pani ära. Ja pani ära. Ja ei, siin pole midagi vastu ei osanud öelda ka selle pärast. Me ei hakanud tead siin riidu kiskuma. Sööb ära. Sööb ära lihtsalt. Et mine tea, võtab siin küljest tükki ära ja siis on... Hambad. Ei, siis ei ole hambad ka, siis on midagi lihtsalt. Ma arvan, et hambad sülitab välja. Nojah. 14 rada. Rada number 14 ja tuul on jällegi natukene, ütleme, siin annab märku endast nagu. Ja mina võtsin siukse ketta nagu tsunami. Ehk siis tuul. Tsunami. Ehk siis tegelikult on tsunami hoopiski veelaine, aga lainega tuulele vastu minna, miks mitte? Miks mitte? Absoluutselt. Ja siin mõmmik jälle fore mängima. Ja nüüd oli näha, et vist mõmmikul... Vaadake nüüd tuule poissi. Ja tuul lükkab ilusti eemale selle ketta. Ja Tommi läheb siin. Mis see sõna? Oi, siin. Nii. Banzai. Banzai. Siis kui banzait viskate, siis lõpus tuleb öelda, vaat nüüd selle koha peal tuleb öelda Banzai! Ja ketas lendab. Ja liin oli ilus, aga üks kerge männi oksa alge siis võttis selle ja lõi sinna metsa alla. Aga Quake'iga jällegi päästame ära ilusti korvi alla ja... Breakeriga see mõmmika lähenes. Ingen problem, nagu rootslased ütlevad ja viskas sitta. Viskas sisse. Me istume, jah. Et ja 15 rada, see on nüüd uus variant. See on par 4 tehtud nüüd ja siin on 2 varianti, millega sa võid eksida, ehk siis valged dokid, mille vasakul ja paremal on OB-dokid, ehk siis mängitakse tavalist OB-reeglit. Ja oranžid dokid. Metüül-oranž dokid, need on siis hasardid. Ehk siis, kui sa sinna viskad, saad oma karistuse, istud ära, mitu aastat see oli? Päris mitu, 3 aastat oli. 3 aastat, istud ära ja siis võid seal sama koha pealt edasi mängida. Aga saad karistusega ikka +1. Sama koha pealt, põhimõtteliselt võite sama koha pealt edasi mängida, kus te selle ketta viskasite, aga liidate oma tulemusele 1 punkti juurde nagu karistuseks. Tommi läks... Ja mõõtsin ära enne seda viset ja 118 meetrit oli korvini ja läksin ikkagi üritama torrendiga. Mõmmikul oli siuke case oli, et tegelikult ta ketas läks OB-st, aga ta oli ka samal ajal hasardis. Ehk siis ei järgne topeltkarist. Ei ole kunagi topeltkarist. Ainult 1+ tuleb. Kumba vali, kumba tahad. Nad ei tegelikult ei saa ikka... Kas valid plussi või valid plussi? Tegelikult öeldakse niimoodi, et valitakse see, mis juhtus ennem. Ahah, ehk siis hasard. Aga tegelikult hasard on siis, kui ta sinna sisse jääb. Seega läks OB. Täpselt nii on. Ja vasta tuulega ja lipp ei valeta sulle, eks ole. Lipp on täitsa kikkis. Minu meelest Margit puhub seda lippu hoopis. Margit pani mingi vurri tööle siin. Ütleme niimoodi, et lipp läheb päris hulluks siin. Ja ma sihtisin sinna täitsa alarauda. Ja see on siis juba... Ja mina teen lihtsa põksu. Sina lihtsalt tõstad sisse, kasutad tuult ära. Ja, mina lihtsalt lähenen nii hästi. Nii, 16 rada, jälle uus. Ja vaat nüüd praegu esialgu tiialale astudes mina aru ei saanud,
miks see Tiiala nii pidi on keeratud? tegelikult see on päris kihvt rada, mulle meeldib Ei, see no ta mõte, on. aga siin on näha, et tegelikult see mõte on sealt nüüd okste alt läbi visata ühel hetkel. Ma kujutan ette, et siia tekib mingisugune mando. Ma arvan, et siin on mingi ava tekib ja nüüd, aga hetkel saab tuult ära kasutada ja lasta teda mõnusalt õljuma sinna, klaidima sinna. See on ideaalkoht, kus sul tegelikult ketas maandus ka, et sa oled, ma arvan, seal ilusasti seal mäenõlva peal ja sealt läheneda on päris hea. Korvi asukoht on ikkagi sama. Täpselt. Korvi asukoht on sama, tii on teise koha peal. Ehk siis ideaalne vise ja ma käisin ka pärast õhtul veel ühe ringi seda mängimas ja suutsin ka teise viski enam-vähem samasse kohta panna, sama kettaga. Et täitsa äge oli ja nüüd, kui ma lahen siin tagakäega siit annukaga, lasin jälle tuulel vedada. Tuul vedas seda kõvasti paremale. Ja minul on siin lihtsalt siuke tiinik, aga üks koridor ja jälle sama asi, et lasen tuulel lihtsalt ketast viia. Täpselt. Et las teeb ka midagi. Kui ta siia juba puhuma on tulnud, eks ju, miks ta peab siis lihtsalt niisama puhuma? Annad talle ketta ambusse ja las viib, eks ju. Täpselt nii on. Nii, pesapall on jällegi toimetatud korvi ja kõik väiksed sisse tõsted veel siin ja olemegi selle 16. uue layoutiga ühel pool ja enamus meist siis võtsid siit numbri. Väiksema numbri. Birdi. Nii, 17 rada, vana hea 115. See on sama. Sinu ema kah! No ütleme nii, et tervitame apoteeka omasid ja siin oli väike mõmina räpp oli siin, kes ei ole veel kuulnud, siis see oli mõmm, jah? Ja, siis tegime mõmina räppi siin, et saab võib-olla 700 ja suupisted endale, kurat, selle eest. Vai. Ja. Nii, ja mida kaunis lendu on Bansail. Bansai ja kui ta ainult, ta peaks natukene sutsu allapoole saama ja vend oleks nagu täiesti kohal, et nii. Siin oli näha, et mõmm läks ikutama. Mõmm läks tõmbama, jah. Mõmmil oli ikka see... Mul on siuke tunne, et ta tahab mingid puud siit eest ära saada, et ta mõtles selle kettaga maha võtta nagu. Aga lähenemist koigiga jagab. No ütleme, selle koigiga ei saagi nagu väga sitasti visata selles suhtes, et see on ikka relv nagu. Discgolfi relv. Discgolfi relv, jah. Ja mina jällegi üritan neid vastajad pärituule ja variante siin. Et ikka üritad nagu aru saada, kuidas see puttimise värk nagu... Ei, mulle tegelikult meeldib, kuidas need kettad lendavad. Ja tore vaadata. Ja, ta on tore vaadata. Siin on samamoodi mõmmik vaatas ka, et tegelikult on tore. Absoluutselt ja niimoodi sa siis ikkagi viskad ja jälle vaatad ja jälle viskad ja vaatad ja jälle viskad ja... Aga seega viskasid täitsa külpi. Jaa, aga see on must ketas ka, vaata. See must ketas, see läheb alati sisse. Sellega oleks pidanud kogu aeg äkki puttima. Ei, mulle meeldib vaadata, kuidas kettad lenda. Nii, ja 18. rada. Viimane, signatuur nii. Meeled jällegi, taaskord... Vaat siin oli vastatuul. Vaadake, Simpsoni pilved. Eks ju. Nii, siin on see lennu juhtimine. Lennujuht, näitab kuhu poole tuleb visata. Võtsin oma kõige kangema hurricane'i ja ma ei näe ketast. Nüüd näen, ketas hoiab oma joont, võitleb, tugevalt võitleb ja tundub nagu... Miks sa korvi peale ei läinud viskama? Liiga väiksed munad olid. Okei. Need munad segavad ripu. Jaa, absoluutselt. Et jäid jalgu korra. Ja siis mõtlesin, et las nad olla siis jalus. Mina läksin, viskasin oma vana hea sinna alla ja siit on näha, kuidas see tuul ikkagi on nagu ikka väga kõvasti. No ikka sutsu oli. Hästi veits puus vastu. No vaikselt paitas pead. Harjutusväljakule sinna. Jah, et siit lähme edasi. Ja nüüd ma lähen ka urrikanet viskama. Urrikaane. Ja tuul. Üüserist. Tõi ilusti sinna. Üüserista. Ma vaatasime, et täitsa nagu kohal, aga no kuule, peame tunnistama, et ega minusugune 105 meetrit üüserist ega enam. Mõmm läks drop-zoonist, kus juures ka hurricane'iga. Urrikane. Ütles, et proovib sükest hurricane'i ja sai ilusti hakkama. Mulle tundus, et ma olin pikk. Tegelikult ei olnud üldse pikk ja jällegi koigiga lähenemine. Sa ei ole üldse pikk, sa oled minust lühem. Ma olen lühike poiss, jah. Ja koik. Kuak. Vak. Ja siin nad on viimased lähenemised meil ja ongi meil tuurielu hakanud otsa saama, et me täname tegelikult kõiki parke, kes meid vastu võtsid ja näed sa, ega siin lihtne ei ole see värk, et nii kui see sisse ära paned, nii süüakse sind nagu ära, et see ei ole nagu lihtne. Aitäh! Kõmm, nii lihtne see oligi. TGA tuur 2020. Bye-bye! Näpud püsti. Näpud püsti.